hästi tõsid. Hey, Hästi. Nala, kuidas te tõsid? I found a way, 'cause I can see a feeler drifting away, making, despite our aching legs, 'cause I know that you're here and here you will stay. Tere, ilusad hommikut, kätinenud 25. aprill ja kuna meil on Elliga väikene girls weekend, sest Peika on võistlustel, siis ma mõtlesin, et ma proovin natukene vlogida, sest vahepeal on nii palju taaskord toimunud, mis on jäädvustamata jäänud vähe sellest, et Elli nagu ise on nii palju suuremaks kasvanud ja jutustab nii palju, siis me oleme võtnud endale uue püsibeebi ehk siis Nala. Vaatan, kas ma saan teile näidata kuskilt teda. Ta on meil siis 4-kuune praegu ja kaalub juba 20 kilo. Aga väike kuikununnu oled ja hästi tark oled ja hästi armas oled. Pärast siis, kui Elli tudjub, räägin natukene ka sellest, kuidas ta meieni jõudis. Aga praegu, kas on mängu? Oh, sul on maasu. Aitäh. Emme teeb pannkoogi valmis ja siis hakkame mängima või? Või hakkame kohe mängima? Hopsti. Mõmmi tuleb poodi. Tere hommikut, Elli. Viiks. Palju maksab? 2. No paneme siia siis 2. Kuidas maitseb toit? Maitseb väga tore. Oi, kui hea. Kuidas teile maitses? Oli hea, jah? Aga kas teile maasikad ka maitsevad? Maitsevad, oh super ju. Kas sa tead, et me lähme Pärjega kohe varsti mängima muuseumisse? Lähme Miia Milla muuseumisse. Jaa, Miia Milla muuseum. Pärje tuleb ka ja tädi Marleen tuleb ja onu Joonas tuleb. Issi on praegu võistlustel, Issi praegu ei saa meiega tulla. Aga Pärje tuleb just. Koos lähete mängima. Panid täitsa ise jalga. Nii, Jope ka. Kas Jope saad ise? Vaata, siin on väike trikk. Kui sa hakkad lastehoius käima, siis sa saad teha niimoodi, et sa paned Jope maha, on ju, ja siis paned kätud siit aukudest sisse ja viskad üle pea. Kas tahad proovida? Just. Paned ühe kätju, pane teine ka ja proovi visata üle pea nüüd. Kukerpalli väga osav. Kuna õues on täiesti masendav ilm, siis me otsustasime Elliga, et me lähme hoopis Miia Milla muuseumisse. Saame seal ta pestikega kokku ja mängime natukene seal, sest õue väga ei kipu. Sest on külm ja vihma saab ja on tuul, ehk siis nagu worst case scenario. Et kevadest ei ole siin aimugi. If my life is like a garden, I've been pulling weeds for years. Some more stubborn and interwoven, but I'm finally seeing some things a little more clear. Sometimes I feel like a failure, 'cause I planted all these seeds. But like a wash pot never boils, I wait but don't see any green. But then suddenly seasons change, the world keeps turning. Isn't
that the joy of living. Me oleme kodus tagasi ja mu mind on ikka veel iga jumala kord täiesti blown, kui Eli jääb autos magama, sest siis kui ta beebi oli, siis ta resoluutselt keeldus lihtsalt autos magamast. Me võisime ajastada, et ta on 3 tundi üleval olnud, meil tuleb nüüd pikk sõit, ja paneme ta hälli, siis ta jääb ilusti magama. Nope! Ta võis 5-6 tundi rahulikult üleval olla, et ta jumala hästi peaks turvahällis magama ja kuskil pool aastat tagasi, kui me vahetasime siis turvahälli välja selle babyshopist, võtsime Tuule turvatooli, siis kõik muutus. Nagu järsku meil oli laps, kes istus rahulikult oma turvatoolis, luges raamatut ja aeg-ajalt, kui oli meie poolt kehv ajastus, jäi ilusasti ka autos magama, mis on nagu nii weird. Ma ei tea, kas asi on reaalselt selles, et me võtsime ta ise kaasa, et ta sai istuda erinevatesse toolidesse ja ainus tool, mille vastu tal ei olnud sellel hetkel pretensioon, oli see Tuule oma. Et kas lihtsalt ongi nii, et keegi kehad on ju erinevad, et ongi natukene erinev mugavusaste või ta on lihtsalt vanemaks saanud, tal on hakanud autosõidud sobima. Või ongi lihtsalt see, et on ju ainult ühe une peale, et kui see ikkagi peale tuleb, siis see tuleb peale. Aga igastahes koju me jõudsime, täiega tore oli muuseumis, mul on alati siuke tunne, nagu ma oleks saanud tasuta käia, sellepärast, et mul on see muuseumikaart, kuna muuseumikaart on mu klient, siis mul on ka muuseumikaart, et ma saaksin erinevates muuseumites käia, mis tähendab seda, et minu jaoks on see justkui tasuta käimine, kuna piiramatult 130+ muuseumit on muuseumikaardi minu arust listis praegu. Ja see oli meil siis, ma ei tea, mitmes muuseumikülastus juba. See kuu oli mul kindlasti mingi 4. muuseumikülastus, ma arvan, mis on üliäge. Mul on iga kord siuke tunne, nagu ma hakkaksin rohkem aru saama sellest, kui toredad muuseumid on. Et ma hakkan nagu rohkem külastama neid nii-öelda õigesti, nautima. Ma ei tea, see nagu tundub ka nagu natukene õpitav skill, sest seal ka Miia Villas, seal on jah, nagu justkui oleks nagu mängutuba, aga samas seal on pandud ka põnevat laste kõrgustele mingisugused eksponaadid, et nad saavad vaadata ja tutvuda, et õppida ka, kuidas see muuseumis käimine käib. Aga mulle täiega meeldis, mulle tundus, et pärijale ka meeldis. Ja nüüd ega ei olegi muud, kui mina pean hakkama tööd tegema, sest Elli uni tähendab minu jaoks üldendustööd. Mul on vaja 2 videot ära monteerida, 1 postitus valmis kirjutada, 1 pilt ära töödelda ja seda kõike siis tunni poole jooksul, kus ta siin tudjub. Ja ma pidin teile rääkima naljakesest ka, kas sa Naela tahad rääkida, kuidas sina meie juurde sattusid? Kas meie käisime siin sõbrapäeval vaatamas? Jah, ta on siis vana aasta õhtul sündinud siukses upsi pesakonnas meil siin külakeses. Ehk siis, et ta on väike crunchikene ja Peika nägi kuskil Facebookis, et otsitakse neile kodusid ja siis ta oli nagu, et me vaatame korra, sest me teadsime, et me tahame see aasta kindlasti neile koera võtta. Meil oli ideaalis mõte või vaimusilmas oli mõte, et me võtame kuldse endale. Aga ma ei tea, mida Peika mõtles. Ilmselgelt, kui sa viid mind kutsikaid vaatama, siis ma tahaks kõigiga nendega tagasi tulla. Nii et naalakene pesakonnas oli ta nimi siis Lõvi või Lõvi. Aga kuna see ei tundnud väga tüdrukulik nimi, siis ma mõtlesin, et äkki Lõvi kuningast võtta Naala nimi, ja? Panin ju Naala nime. Ta on meil väga tark ja tubli, me käime juba kutsika koolis, on ju, ja 2 korda oleme käinud, väga hästi saab kõigest aru, minu jaoks on ülikummaline see, et suured koerad kardavad kõrgust või Liliga mul oli see, et me käisime nende poomide, kastide kõige peal 0 probleemi, lihtsalt lendas, jooksis sealt üle. Aga Naala läksid joolakesed võbelevad all natukene, kui me peame kõrgemale ronima, eks me peame harjutama lihtsalt. Aga jah, ühesõnaga natukene mängin temaga ja siis lähen teen tööd ka, siis kõik töö on vaja ära teha, on ju. Möödas, ma olen peaaegu oma lõunase to-do listiga ühele poole saanud. Üks asi, mida ma ei jõudnud teha, on Elli mängutoa kappide värvimine, sest ta on maganud nüüd nii pikalt, et kui ta 15 minuti jooksul ei ärka, siis ma pean teda ise üles ajama, et meie ööuni lappe ei lähe, aga 15 minutiga mu kapp ära ei jõua värvida. Et mul on siis see kapp on juba värvitud, aga tahaks veel selle ja need 2 tükki ka samasse tooni värvida, et siis hakkab juba see mängutuba ka ilmet võtma. Ma mõtlesin, et nii rahul selle Little Dutchi turuletiga, see on kõige lemmikum mänguasi hetkel üldse. Kogu aeg on vaja mängida piiks, osta mängu, siit on vaja raha võtta, on ju, panna kassasse ja erinevad tegelased. Sa pead mängima tegelasi, kes poodi tulevad, on ju, ja siis kõik asjad siin poes maksavad 2. Ma ei tea, miks, sellepärast oskab tegelikult 1 ja 3 ka öelda, aga mille pärast kõik asjad siin poes maksavad 2. Ma teadsin tegelikult või ma aimasin, et talle võiks väga meeldida, sest ta on täiesti obsessed oma köögist, et siin ta kogu aeg kokkab, on ju, see on samamoodi Little Dutchi oma.
ja need 2 ma arvan, et ongi sellised põhilised asjad tema mängutuppa. Sinna tuleb meil lugemisnurk, kui ma kunagi leian siia mingisuguse suure padja ja normaalse valgustuse. Sest raamaturiiul tal juba tasapisi on siin, issand, nagu reaalselt nii pime on hetkel. Ma ei saa aru, mis toimub. Kell on 2, aga noh, muidugi padukad sajab ja megapilvine on. Et ühesõnaga natuke on niisugune tunne, et juba tahaks nagu ise tuttu minna. Aga ei veel, me oleme alles poole päeva peal. Igatahes neid ma praegu valmis ei jõua, aga ei ole hullu, sest eile Peika juba pani näiteks pildid ära, nii et ma ütleks, et tasapisi hakkab see tuba valmis saama. Tahtsin siis, et tal oleks raamatuteemalised plakatid, ehk siis meil on seal Pipi ja siin ma ostsin Iloni imedemaalt Haapsalu muuseumist sellise plakati pullerpilaste oma. Ja siis ma mõtlesin, et võiks panna nendest raamatutest ka erinevaid tsitaate, et kui oled tugev, pead olema ka lahke. Me loome oma enda seiklused ja siia olen ma praegu pannud 2 kaisukat põhimõtteliselt naala eest peitu, sellepärast et see on see kaisukas, mis me ostsime talle siis, kui me Islandil käisime temaga ja see on see, mis me ostsime siis, kui temaga Rootsis käisime, ehk et tahaks hakata nagu väikest traditsioonikest tekitama, et kõik kohad, kuhu me temaga reisime, siis me ostame sealt kaisuka, sest mina ise olin selline, et ma olin vist teismeline, kui mul ikka veel olid kaisukad voodis, et ma ei tea, kas tüdrukud üldse kunagi sellest täielikult välja kasvavad. Seega ma usun, et on nunnu asi, mida teha, aga nüüd ma ei teagi. Ma arvan, et ma panen kapsahauti siia soenema, sest meile sõime kapsahautist, soendame üles, et siis kui pisik üles ärkab, siis ta saab kohe süüa. Ja kui ta ise ei ärka, siis eks ma hakkan teda äratama ja siis mõtleme, mis me tänase õhtuga teeme, sest õue me ilmselgelt endiselt ei lähe, kuigi aia tõid. Ma tahaks peenraga algust teha ja meil on nii palju umbrohtu, mis oleks vaja välja nokkida. Ja tegelikult tahaks teha ka paekivi tee valmis, mis meil istumise aseme juurde läheb, aga no, mitte see nädalavahetus igastahes. Seega hakkame aga süüa soojaks tegema ja lähme vaatame jooksvalt, mis see päev toob. Tere hommikut, Kalle! Kuidas magasid? Palju ma võitan? 2 või? Aga mul on ainult 1. Kui ma söön pool saia, kas ma võin üks võtta? Või, väga hea. Ma olen mu ossi juurde või? Nagu väga ei mahu hästi. Ta ei mahu hästi, on ju? Tagurdame. Oi. Said välja. Kuule. Võtab lihtsalt mänguristu niimoodi, ei saa. Tipp-täpp. On see sinu kotti või? Õpsti. Vaatame, kes siin veel on. Siin on ju, emme näeb ühte kana. Kana, tule siia. Siia, kus sa paned ta? Kotti, väga hea. Ma võib-olla võtsin vale nädalavahetuse, kus vaip maha panna, sellepärast, et see läheb vihmaga. Kõik nii šoppane. Naala käigu edasi-tagasi neid tuppa kogu aeg. Aga noh, is what it is. It wasn't pretend, and it is quite a strange feeling to be this close to the end. It wasn't forever. It wasn't pretend. Ja, sina võtad näiteks sina võtad selle, emme võtab selle kasti ja lähme viime sinna konteinerisse, vaata. Tuled emme järgi. Ja siit lähme viime siia konteinerisse ära. Vau, panid traksid ise kinni. Lähme sõidame nüüd poes ringi, jah? We're a song I never learned to end, and I don't think I will meet someone. Kas sa ripud või lükkad? Ripud. No see on ka põnev väljakutse. Kas sina lendad?
käisime Elliga just asjatamas, enne seda käisime muidugi vannis, mis on nagu weird, et sa lähed päeval kell 4 vanni, aga samas kui laps soovib, siis miks mitte, on ju. Emme pidi kaasa minema, seega saime sulla mullatada ja mulle vannis väga meeldib, seega ei pane üldse pahaks. Peale seda mõtlesin, et võiks natukene asjalik olla ja vaatasin, mis meil siin majapidamises teha on vaja, nii et läksime, viisime papi ära ja ma sain aru, et mind on ikka korraliku printsessina koheldud, sellepärast, et kogu selle aja, kui ma olen Peikaga koos olnud, ma ei ole mitte kordagi pidanud, mis see siis on siis pakendijäätmekeskuses käima, et see ei ole kunagi jõudnud minu to-do listi, ta on alati kõik selle ära teinud. Mul oli eile samamoodi natukene brain error, sellepärast, et pidin tankima autot ja ma ausalt ei mäletanud, kummal pool see auk oli, sellepärast, et taaskord ma ei mäleta, millal ma viimati oma autot ise pidin tankima. Mitte, et mul enda asjade tegemise vastu midagi oleks, aga samas see on nii armas, et Peika minu eest neid asju ära teeb. Ja täna ma tegin just kõnega meie potentsiaalse pulmaemaga, ehk et tasapisi asjatame selles pulmamaailmas ka. Mul natukene on error pulmakorraldaja osas, sellepärast, et mul on endal üritusturundustaust. Jaa, läks kurku natuke vä? Pisikene. Kõik on hästi ja pisikene sööb arbuusi siin samal ajal ilma särgita, sellepärast, et arbuusiplekid nagu nii et teda ma ei filmi, aga ühesõnaga pulmakorraldaja osas on selles mõttes natukene error, et mul on nagu 2 soovitust saanud, mis on nagu väga highly kiidetud, on ju, aga ma ei tea, kas nad teevad sellist lahendust, mis mulle ka sobiks, et kuna ma tahan väga palju ikkagi ise teha, et mulle meeldib see orgunnimise protsess, ma lihtsalt pulmapäeval kui sellisel ei tahaks olla ise see orgunnija. Et ma ei tea, kas ma leian kellegi, keda ma usaldan, kes sellist paketti ka pakub või teeme ikkagi kõik ise, et ei tea, ühesõnaga vähemalt pulmaema puhul on jah olemas, mis on mega tore ja vaatame juba ka abielusõrmuseid, vist leidsime mingi potentsiaalse variandi ja mis meil veel pulmade osas paigas on. Me otsustasime vist pulmakutseid ei tee, sest ma ei tea, nagu kellelgi ei ole vaja otseselt meie pulmakutset endale kuhugile kamina peale, et see läheb nagu nii prügikasti, et siis sama hästi võib ju digitaalselt saata, et kuna meil nagu nii on nii väike pulm, et siis oma inimesed kõik, et põhimõtteliselt võime näost näkku ka öelda, et kuule, pane kalendrisse, näeme sel päeval. Aga ühesõnaga põnev maailm ja äge, aga samas mulle tundub, et aeg liigub nii kiiresti, nii halastamatult, et sellepärast ma üritan juba praegu võimalikult palju asju enam-vähem paika saada, eriti eelarve ja asjade osas. Aga nüüd on mul aeg õhtusööki teha ja Nalaki tahab sisse. Kus sina soovid sisse? Nii et me hakkame asjatama. Draakon tuleb, lendab kohvikusse. Moosi. Kas sina oled sellise lennukiga lennanud? Oled või? Ploomi sõi. Neljapäeval sõida 4 maasikat. Kas sa tuled poodinale? Poodi. Ta vist tuli poodi, ta tahab vist midagi osta. Ta vist jäi kõht veel tühjaks. Silmad kinni. On ju ei piilu, emme paneb peitu nad ja tuleb korvi tagasi. Otsime edasi, kus veel on? Pingviini leidsid ka, väga hästi. Otsime veel. Saan su kätte. Hommikul ärkas Maina ülesse ja jõi teed. Pudru. Kes see pudru sõi? Elli, kes veel? Pärja ka. Toolis istusite ja sõite pudru. Püsti ei tohi olla just. Kas te vaatasite kõik koos aknast välja? Mis seal oli? Jääd oli seal. Ja hobused tegi kapad ja üks pani neist plehku. Tere ilusad hommikut, kätte nüüd 26. aprill ja ma tegelikult tahtsin eile õhtul veel vlogida, aga kui ma panin Ellit magama, siis ma crashisin ise ka. Ilmselgelt oli natuke väissu olla. Ja nüüd meil oli äratus ka 6.30, seega mul on hea meel, et ma temaga koos magama jäin. Ja pisikene juba sööb oma pudru koos Vaarika Mosiga on sul, jah? Kas on Vaarika Mosiga? Kas natuke on sossu veel? Moos, jah. Öösel on lund sadanud, mis on nagu tore arvestades, et me läheme täna Kõrvemaa kevadjooksule. Et oleks võinud olla natukene võib-olla kevadisem ilm, aga hetkel näitab 3 kraadi. Nii et peame Elli paksult riidesse panema, ma ei tea, kuidas ta oma esimese jooksu küll teeb mingisuguses talvekombes, aga
ei noh, 200 meetrit ikka saab vast hakkama kuidagi. Ja meil on siis ämmaga vaja joosta 6 kiltsa. Nii et tuleb tore päev. Aga ma teen endale ka midagi süüa ja jutustame teiega pärast poole. Tagasi! Mis su plaan nüüd on? Teed selle puhtaks, see on hea mõte. Kas teed ka enne? Ilmselgelt siis mina teen ka ja seda copy-paste mind. Puhtaks teed, jah? Nii tubli oled. Saime kevadjooksul käidud ja kui me sinna jõudsime, oli full on talv, lumi oli maas, Ellil oli nii mitu kihti seljas oma jooksuks, aga ta ikkagi täiega nautis, hoidis minu ja vanema kätest kinni ja kilkas seal jooksu ajal, mis oli nii nunnu, 200 meetrit oli sinu jaoks lebo, jah? Kas oli lebo sinu jaoks? Oli, jah? Kas sa tahaksid veel joosta? Jaa, tahaksid, jah? Ja siis oli minu ja ämma kord ja siis me jooksime, tahad ka vaadata või? Vaata, seal oled, seal. Ja siis me jooksime 6 kiltsa, mis oli ka. Nii, tahad enda kätte või? No, filmi. Sa pead proovima suunata emme suunas. Ma ei tea, kas õnnestub. Kas proovid? Peaaegu. Nii, kui ma jäin. Ühesõnaga, mina ja ämm käisime jooksime siis 6 kiltsa ja see oli nii ilus nagu. Metsal oli kõik lumine, oli on ju. Aga samas päike paistis ja kui me finišisse jõudsime, oli kevad kohale jõudnud, mul oli nii palav, ma lihtsalt mõtlesin, et ma koorin ennast alasti seal raja peal, aga nagu Kõrvemaal on nii äge, eriti väikeste lastega, et ma arvan, et ma panen ennast kohe sinna rattamaratonile kirja ja tegelikult me hakkasime juba ämmaga autos otsima ka teisi jooksuüritusi, kuhu minna, kus on lastejooks ja kus meie saame joosta ja on nii tore, aga me lähme nüüd vanni, peseme ennast puhtaks ja räägime teiega õhtul. Oleme kodus tagasi, Peika paneb just Ellit tuttu, nii et ma räägin natukene vaiksemalt, aga oh my god. Mulle nii meeldib pühapäeva õhtul käia Peika vanemate juures, sest esiteks Elli saab mängida oma pestikaga, teiseks Naala saab mängida oma pestikatega ja kolmandaks mina ja Peika ei pea süüa tegema, keegi teine teeb meie süüa. Nüüd koju jõudes ma küll tegin koogi valmis, sellepärast et meil homme tulevad külalised ja ma tahtsin proovida seda Anemiti Pannofee mingisugust retsepti, mis tal TikTokis on. Mõtlesin, et teen sellest gluteenivaba versiooni.
ja katsetan, kuidas see on, et fingers crossed. Aga nüüd ma olengi natukene dilemma ees, et ühest küljest ma tahaks värvida need hellikapid ära, sest see on ainus asi, mis mul nädalavahetusel tulust siis tegemata on. Aga teisest küljest ma tahaks täiega edasi lugeda seda raamatut, mida ma hommikul hakkasin lugema, siis kui Elli omaette mängis. Sest ma olen täiega siuke, et nagu kind of obsessed, et kui ma hakkan lugema ja sellesse maailma sisse lähen, siis mul on nii raske raamatut käest ära panna. Ma olen nagu reaalselt öid üleval olnud, lihtsalt lugenud raamatuid sellepärast, et nagu jah, ühesõnaga natukene obsessiv olen selles osas. Nii et ma ei teagi nüüd, kumma teha, aga ühte neist ma teen peale seda, kui ma näo ära pesen ja tuduriided selga panen. Nii et ma pakin siinkohal vlogi kokku ja ma loodan, et näeme varsti. Tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark